Karini kohvijutud taas alustavad. Täna on 19. mai, esmaspäev. Tere sulle ka, Karin. Teile kõigile ka minu poolt. Ja, täna hakkame siin vestlema kohe Eesti teemadel, jah? Ja, et meile on tulnud väga palju kirju ja soove, et me räägiksime erinevatest riikidest ja kõige enam on soovitud kuulda ikka Eestist. No, mitte, et me seda teinud ei oleks juba, aga teeme siis veel kord. Teeme veel põhjalikumalt. Testlaslikult. Teeme siis veel põhjalikumalt. Räägime kõigepealt, milline see Eesti riik üldse on? Jaa, et kui me vaatame sünnikaarti, milline riik on, siis see ei muutu. See ei ole see, mis ajas muutuks. Ajas muutuvad ainult tulevad siis sündmused sellest hetkekaardist, see on hoopis teine asi. Ja kui me räägime sünnikaardist, siis see on midagi sellist, milliseks me kõik sünnime nii-öelda ja siis ka riikide samamoodi, et see ei muutu, see jääb. No, nii palju ta muutus, et kui Eesti taasiseseisvused, siis tekkis uus kaart nii-öelda, et me täna siis töötame selle uue sünnikaardiga. Et see kõnetab tänasel päeval ikkagi paremini seda, mis meil siin toimub. Ja me ei räägi mitte sellest maakaardist siin. Sugugi mitte, me räägime astroloogilisest kaardist. Aga jah, me oleme kindlasti katnud aastakaarte, ehk siis igal aastal ju tuleb ka nagu uus sünnipäev, eks ole, et igal sünnipäeval siis tuleb uus aastakaart ja see räägib siis sellest aastast, aga sünnikaart ise ei muutu, jah, et see jääb. Aga milline see Eesti siis on? No, mina siin piinasin EIaid natukene, teisintellekti ja tema maalis sellise pildi meile. No, ma ei tea, kas see vastab siis kirjeldusele? No, eks me hakkame siis otsast vaatama. See on igaühe isiklik arvamus, ma ütleksin, kas see vastab. Aga vaatame siis, milline see Eesti riik võiks olla, et eks me vast tunneme ära ka, aga milline siis astroloogi silma läbi võiks olla? No, minu meelest see Eesti Vabariigi kaart räägib, või Eesti uus kaart siis räägib väga hästi sellest, milline Eesti on, millised Eesti inimesed on, mis teemad meil siin on, et väga-väga tugev selline seotus kodu, pere ja maaga tegelikult. 4. maja hästi tugev riigikaardis, et tegelikult Eesti rahvas väärtustab väga-väga vaikust, rahu, looduslähedust ja tahetakse kindlasti emotsionaalset turvalisust. See on 4. maja teema kõik. Et see on selline eestlaste põhiväärtus, ütleme siis nii. Päikene asub Eesti riigikaardis lõvimärgis. No, kui me mõtleme lõvi peale, siis see on ikkagi selline uhkus ja eneseväljendus, kuninglikkus, loovus, auväärsus, käivad siis kaasas lõvi päikesega astroloogiliselt ja viitabki siis sellisele rahvusele, kellel on väga sügav sisemine väärikus ja lõvi on seotud kindlasti ka loovusega, kunstiarmastusega ja me tahame särada kultuurilisel tasandil. Et kõikvõimalik selline muusika, kirjandus, kultuur, see on eestlasele väga omane ja väga oluline, et ja see on ka see koht tegelikult, milles võib Eesti siis saavutada ka ülemaailmset tunnustust. Aga loomulikult igal märgil on ka omad nii-öelda pahupooled ehk siis negatiivsed küljed, mida tuleb siis vältida. No, lõvi võib muutuda ka väga uhkeks ja klammerduda mingisuguse ideaali külge, väldib muutuseid ja see hakkab siis nii-öelda häirima, kui nii tehakse. Et siin on vaja siis tasakaalustada seda traditsioonide hoidmist ja avatuse säilitamist just uuele. Ja kuna Eesti Vabariigi või Eesti riigi kuu, mis on siis rahvas ja ka kodu,
asub Kaljukitse märgis, mis ei ole tegelikult Kuule selline väga mugav asukoht, ütleks, et üks kõige ebamugavamaid kohti üldse. Kuu esindab ka emotsioone ja Kaljukitse märgis ütleb, et need on pigem ikkagi siis sellised reserveeritud, rahvas on tõsine ja vähe sellest on see kuu pandud ka 6. majja, et Eesti rahvas näibki väga vaoshoitud, väga tõsine, väga vastutustundlik. Loomulikult see tuleneb ka osaliselt meie sellest ajaloost ja kogemusest ja sellisest ka sisemisest loomusest. Et meie tunded ei ole väljapoole suunatud. Neid nii-öelda kanaliseeritakse siis sinna 6. maja teemadesse ehk siis töösse, teenimisse, kohusetundesse. Et Kaljukitse kuu kindlasti rõhutab sellist konservatiivsust emotsionaalses plaanis ja seda, et uutele ideedele ikkagi lähenetakse väga aeglaselt, skeptiliselt ja tegelikult on siin ikkagi ka pigem selline emotsionaalne külmus. Et Kaljukits on ju meil Saturn, mis on külmus. Aga tugevus on see, et me suudame rahu säilitada ka siis, kui meil on väga raske ja me oleme emotsionaalselt väga vastupidavad. Et me jätkame hoolimata takistustest, seda näitab. No ega see on tõsi küll, jah. Eestlaste kohta ju öeldakse, et me oleme nagu emotsioonitud või ka aeglased maamärk, eks ole, Kaljukitse. Aga ega see ei tähenda, et me seesmiselt sellised oleksime, et me lihtsalt näitame välja nii. Seda enam, et ascendent, see, kuidas me välja paistame, see mask, mida teised meist näevad, ascendent on meil siis vähimärgis, jällegi kuu on see, mis valitseb. Jõuame jälle tagasi sinna kaljukitselikkuse juurde ja 6. maja juurde, ehk siis neitselikkuse juurde. Sellised me paistame siis teistele, jah? Jaa, et see on see, kui meid ei tea teine. See on see meie mask, kuidas me välja paistame, mitte see, kuidas me seespoolt oleme. Et jällegi rõhutab seda 4. maja asetust, ehk siis 4. maja on meil vähimaja ja me tunneme nii-öelda, vähk alati tunneb, millal on õige aeg, millal tuleb midagi teha, kuna me jääme paigale, kuna me astume edasi ja selles on pigem selline vaikne jõud, mida ka tihtilugu alla hinnatakse. Jaa, aga Eesti on ka väga unikaalne riik ju tegelikult, ikka maailmas tuuakse esile meid. See on sellepärast, et meie 10. maja tipp on veevalajas. See ongi selline unikaalsus. Me püüame olla teerajajad, edumeelsed ja päris kindlasti on veevalaja seotud tehnoloogiaga. Et selline Eesti identiteet ongi see, et me oleme e-valimistega kuulsad, IT-lahendustega ja selline rahvusvaheline võib-olla digidiplomaatia on Eesti teema. Ja riik ka, eks ole, et seda ikka jälle tuuakse näiteks, et kui lihtne tegelikult Eestis on asju ajada riigiga. Aga jah, eks sealt tulevad ka need IT-lahendused, et see ongi Eesti võib-olla võti, aga me jõuame veel sinna, vaatame, mis siit veel välja paistab. Aga kui me mõtleme nüüd selle peale, et millised on Eesti riigi juhid, et siin on olnud ka ju läbi aegade neid äärmusest äärmusesse võib-olla isegi, et aga mis selline ühine nimetaja on? No jällegi me peame vaatama seda 10. maja tippu, et see on ka juhi näitaja. Jälle veevalajas, ehk siis see esindab siis seda riigi mainet ja juhtimist ja valitsust ja nii-öelda seda riigi nägu maailmas. Jällegi ütleb, et see eliit või juhtimine oma olemuselt on ikkagi uuendusmeelne, võib-olla modernne, tehnoloogiline, inimesekeskne, kollektiivne, mitte autoritaarne ja võiks olla suunatud sotsiaalsetele reformidele ja innovatsioonile ja hästi eristuv siis traditsioonilisest sellisest võib-olla tavapärasest võimustruktuurist.
et siin läks midagi valesti või? ei, siin ei läinud mitte midagi valesti. Okei. Et nii me peaksime ka oma kaarte tegelikult, sünnikaarte vaatama ja nägema sealt või vaatama siis sealt oma tugevusi ja neid siis ka kasutama. See, kui ma neid ei kasuta, ei tähenda, et mulle pole neid antud. Okei. Et me peaksime omama siis selliseid juhte, jah? Täpselt. Et see, kas ka nii tehakse, see on juba hoopis teine küsimus. Meil on alati oma vaba valik astroloogiliselt. Meil ei ole kunagi, et astroloogia nii ütleb, siis nii kindlasti on. Kindlasti mitte. Meil on ikkagi oma vaba valik. Ja nii on ka riigijuhtidel. Et tegelikult see veevalaja 10. maja viitab ikkagi sellisele, rõhutab siis seda läbipaistvust ja tehnoloogilisi lahendusi. No see e-valitsus või nii-öelda e-volimine, see sobib tegelikult siia, eks. Ja võib-olla selline kollektiivne kaasatus võiks siia ka sobida. Et ehk siis meil ei ole juht kuningas, vaid on nii-öelda selle võrgustiku osa, teenib ühiskonda, see on see veevalaja teema, eks. Ja meil, siit tuleb ka see digiliider jällegi, rahvusvaheliselt oleme sellised digiliidrid, aga veevalaja on ka ootamatuste ebatraditsioonilise nii-öelda näitaja. See on see, miks Eestis juhid vahetuvad võib-olla kiiremini ja avalik arvamus on ka muutlikum, sest uraan, mis valitseb siis seda 10. maja, mis on veevalaja, ei ole selline, kuidas ma siis ütlen, püsiv. Kui te mõtlete veevalaja peale, siis see on ikkagi muutlik, tahaks vabadust. Ja selline valijate ootus on siin ka kogu aeg selline arenev, pidev areng on. No jah, Eesti võib-olla selline valitsuse vastupidavus tavaliselt on selline 2-aastane, kui keskelt läbi võtta, et see on ilmselt selline marsitsükliga seotud või? Jah, aga seal oli veel muud asjad ka, mis seda näitasid, aga me ei hakka sellest praegu rääkima, mis see on. Ja loomulikult päikene esindab ka siis ju valitsust. Jällegi jõuame sinna, et on lõvimärgis 4. majas, jällegi, et siin on oluline see erinevus, et kuigi päikene on lõvimärgis, mis ongi väärikus ja autoriteet, on see 4. majas, ehk siis kuulub kodule, rahvale, juurtele, mis tähendab seda, et Eesti juhid tõusevad rahva seast, mitte eliidist, peavad oma seda nii-öelda legitiimsust ja mõju saama siis rahva usaldusest ja juurtest, esindavad siis tegelikult rahvuslikku iseseisvust, väärikust, mitte enda isiklikku ambitsiooni. Jällegi ma jälle rõhutan, et see on siin kaardis see, seda tuleks tegelikult teha. Mitte, et kas seda nüüd tehakse, see on jälle teine asi. Ja nad peavad oskama ühendada selle nii-öelda rahvusliku kodutundega, selle 4. majaga, mis on kodutunne. Rahva ootused juhtidele on hästi emotsionaalselt laetud ja tegelikult ka väärtuspõhised, ütleb 4. maja meile. Siin ma tegelikult tunnen ära küll, et see kõnetab tegelikult väga hästi Eesti presidente. Eesti presidendid on tõepoolest tihtipeale sellise kandva joonega. Ja see on väga, väga täpne. Ja päike kui riigi ikkagi kõrgem juht ongi ju president meil Eestis. Küll jah, see 10. maja, et see siis on täitevvõim rohkem, et see on siis meie peaminister ja valitsus. Ongi selline muutlik ja veevalaja. Et lõvi toob sellele juhtimisele jällegi selle loovuse, säramise, karismaatilisuse, ma tahan olla nähtav, aga jällegi, kui läheb liiga uhkeks, liiga niisuguseks isikukultuseks, et ei ole tasakaalus, siis see toob kaasa kohe ka sellist suurt kriitikat ja autoriteedi kaotust. Niiviisi. Siin vahepeal näitan pildikesi ka, et kultuur on tõepoolest Eestil ju vägagi hinnas ja laulev revolutsioon ja mis meil siin kõik olnud on. Et ja muidugi rahva laulu- ja tantsupeod ja
et see on kõik meie kultuuri osa. Aga meil on üks selline üsna raske asetus, et Saturn on 8. majas ja veevalajas, et see on tihtipeale see taak, mida me siin kaasas kanname, jah? No see on ka tegelikult, Saturn on ju, kui me nüüd mõtleme jälle selle peale, et me ei vaata nii-öelda uuemat nii-öelda märgi tähendust, on ju, siis Saturn tegelikult valitseb siin siis 10. maja, on ju, veevalajad, vanasti see nii oli, kasutati Saturni siis veevalaja valitsejaks, mitte Uraani, siis kui veel Uraanist midagi ei teatud. Et kui me nagu sedapidi vaatame, siis Saturn ongi 10. maja valitseja, asub 8. majas, ehk siis sealt tuleb ka võimuraskus. Ja noh, Saturn on alati seotud struktuuriga, seadustega, autoriteetidega. Veevalaja märgis siin, siis see Saturn jälle toob sisse selle reformivaimu, jälle süsteemide uuendust, jälle visiooni, nii nagu see 10. maja tippki meile ütleb. Aga see, et ta 8. majas on, see on selline valdkond, kus on siis ühised ressursid, kriisid, ehk siis ütlebki, et Eesti valitsus tegelikult kannab juba ajalooliselt väga rasket vastutust kollektiivsete nii-öelda traumade ja majanduslike väljakutsete lahendamisel. Kas või see, et mindi üle Nõukogude süsteemist, eks turumajandusse, juba see sobib siia, nii-öelda räägib sellest, ja need võimustruktuurid võivad olla hästi suletud või väga raskesti nii-öelda läbitavad. Et hästi palju konservatiivsust ja juhtide ülesanne oleks tegelikult siin uuendada süsteeme seespoolt ja tasakaalustada seda innovatsiooni ja struktuuri. Et väga sageli on Eesti valitsus silmitsi väga karmide valikute ja piiratud ressurssidega. Seda enam, et see Saturn on siin ka pinges veel tegelikult Chironiga Eesti Vabariigi kaardis. Et see näitab seda, et rahval on selline ajalooline haav. Chiron on meil haavad seoses siis võimu või isafiguuri puudumisega. Et need juhid peavad pidevalt nii-öelda uuendama või taastama seda usaldust ja õppima, kuidas olla autoriteet ilma hirmu külvamata, sest Saturn tihtipeale esindab hirmu. No, ta on selline isa, kuri isa figuur, eks ole. Aga jah, seda on raske teha, kui tuled sellisest keskkonnast, et eks see põlvkonniti võib-olla hakkab paranema aja jooksul. Aga kui Saturn on ka karmaline planeet, aga kuu sõlmed on siis otseselt karmaga seotud, et kuidas nendega meil on? Ja meil kõigil on muidugi karmasõlmed meie sünnikaardil, need näitavadki meile, kuhu poole me peame püüdlema, kust tuleb see meie edu ja millest me peame loobuma. Ja Eesti riigil on siis põhjasõlm, kuhu poole me peame püüdlema 7. majas, mis näitab, et see on meie tulevikusuund, on jälle Kaljukitse märgis 7. majas, viitabki siis sellele, et Eesti rahvuslik areng, põhjasõlm on alati areng, toimub läbi struktureeritud koostöö ja partnerluse. Saturn tahab struktuuri, 7. maja ütleb, et tehke koostööd, olge partnerlusele nii-öelda suunatud. Ehk siis juhid peavad õppima diplomaatilisi oskuseid ja arendama rahvusvahelisi liite. Võib-olla ka siis mingit õigusriigi alustalasid, mis on ka 7. maja. Ehk siis siin on tegelikult kollektiivne õppetund. Iseenda jõu kehtestamine rahumeelsete ja vastastikku austavate suhete kaudu. 7. maja on kaalude maja. Et siis ongi see tasakaalu leidmine väga oluline. Mida on raske teha Saturniga, et sellega tahaks nagu ikkagi üle olla. Jah, et siin ma veel puudutan tegelikult siin mõne aja pärast seda põhjasõlme ja lõunasõlme, et ma räägin sellest veel. Aga tegelikult Eesti juhid selle kaardi järgi peaksid olema siis rahvateenistuses olevad sellised visioonikandjad, peavad tasakaalustama rahvuslikku väärtust ja toimima siis tagasihoidlikult, sihikindlalt
ja peaks pidama siis oluliseks seda stabiilsust, haridust ja kodutunnet ja peaksid olema sellised uuendusmeelsed süsteemide reformijad. Ehk siis ehitatakse seda tulevikku tehnoloogia ja eetika läbi. Ja peaksid pidevalt siis tegelema sellega, et võita rahva usaldust. Et see tuleneb just sellest ajaloost tulenevalt ja tegelikult see kaart soosib sellist nii-öelda osalusdemokraatiat, või selliseid tarku ja mõõdukaid juhte, kes siis ühendaksid selle rahvusliku kultuuri ja tulevikku nii-öelda vaatava selle innovatsiooni, need kaks tuleks kokku panna. Tegelikult tuleks rahvast rohkem kaasata otsuste langetamisel. Ma ei mäletagi, millal viimane rahva võib-olla referendum oli või ei tulegi nagu meelde. Aga jah, ütleme nii, et seda oleks rohkem vaja. Rahva häält tuleks kuulata. Ja no tegelikult, kui me vaatame nüüd siis seda Saturni veevala ja märgise 8. majas, mis võib ka seda öelda, et riigi selline institutsiooniline jäikus, mis on Saturn ja tehnokraatlik juhtimine, ehk siis ei kuulata piisavalt rahva häält, võib ka seda näidata, see on see negatiivne kasutus siin, eks. Ja 8. maja on meil ka ju rahvaressursid, maksud, võlad, Saturn karmistab ja piirab. Saturn alati piirab, ehk siis maksukoormus kasvab, ma ei tea, rahaline rõhumine muutub täiesti krooniliseks, mis on Saturn astroloogiliselt. Jõudsimegi sinna välja. Ja et meil kõigil on ju sünnikaardil omad head ja vead ja me saamegi kasutada seda ühte või teistpidi. Kui me oleme sellest teadlikud, siis me märkame ja me saamegi seda muuta paremaks. Selleks me seda astroloogiat ju vaatamegi. Ja siin see Saturni opositsioon, Chiroline lõvimärgis 2. maia, rahva eneseväärikus ja sellised materiaalsed õigused, mis on 2. maja, on haavatud. Seal on Chiron, nad on haavatud. Rahvas ei tunne, et neil oleks üldse häält või kontrolli. Et tegelikult need, kes valitsevad, need tajuvad nagu seda riigi juhtimist sellise mehaanilise süsteemina, mitte siis nii-öelda elava organismina, mille keskmes peaks olema siis see inimene. Ja jällegi, et see kuu seal Kaljukitses 6. majas on ju, see ütleb ka, et rahva hirm, väsimus ja selline teenija mõttelaad on muide 6. maja. Et muidugi näitab, et rahvas töötab väsimatult, aga ei tunne ka sellist tulemust ega väärtustamist. Ongi emotsionaalne külmus, reserveeritus, pettumus, eriti just valitsuse ja selliste institutsioonide suhtes ja kogu aeg on mure, 6. maja on tervis, töö, turvalisus, sellepärast, mis siis tegelikult kasvatab sellist ärevust ja depressiooni, ehk siis inimesed tunnevad, et nende panust ei hinnata ja nende elukvaliteet kahaneb, kuigi me teeme ju kõike nii-öelda õigesti. Ja vähemasti on meil kultuur siis, kuhu emotsioone nii-öelda ammutada või kust seda rõõmu saada. Aga jah, tõepoolest töötegijana on Eesti rahvas väga tõsine ja siuke hästi neitselik, et kuna kuu on 6. majas, siis see on täitsa õige. Nüüd Uraan on meil ka seal ju, kas ta on 7. majas või 6. aga? No 7. maja tipul 6. majas otsapidi, jah. Jah, et see teeb ju meie ascendendiga tõusumärgiga opositsiooni, et seal on ka mingisugune niisugune vastasseis nii-öelda. No kui me mõtleme nüüd uue maja nii-öelda valitsejate peale astroloogias, siis Uraan valitseb meil 10. maja, on 6. majas, mis on siis ootamatu, selline radikaalne, rahutust tekitav juhtimise stiil, eks. Valitsused ja juhid, mis on 10. maja, käituvadki väga ettearvamatult, mis on Uraan. Ja rahvas tunneb, et nemad ongi kõrvale jäetud, eks, et juhid on nagu isoleeritud sellest rahvast. Ja see põhjustab sellist ka valitsuste vahetusi ja võib-olla ka rahutusi ja äkilisust ja rahvast võib-olla ka tahaksin seda stabiilsust ja hoolivust, aga võim nii-öelda pigem on selline tehnokraatlik ja hoiab distantsi, on ju. No, mitte ainult, et 7. maia on sattunud Eesti kaardis ka Neptuun, mis veelgi häbustab neid suhteid ja võib-olla siis ka
partneritega, sest 7. maja on ju riigi partnerid. Jaa, on küll. Aga kuna ta on Kalju-Kitsas, see Neptuun seal 7. majas, siis ongi võib-olla petlikud lubadused ja ebamäärane suhe rahvaga. Ja selle rahva ja võimu vahel ongi mingi selline illusioon, et palju lubatakse ja ka vähe realiseeritakse ja võibki valitsus käituda nagu selline nii-öelda hooliv partner, aga tegelikult ei suudeta või ei taheta ka olla aus või läbipaistev. Ja see toob kaasa siis pettumust ja sellist võib-olla ükskõiksust üldse selle poliitika suhtes. Et rahvas võib-olla tunneb, et see poliitika ongi selline kujutelm või ilus fassaad, mille taga on võib-olla ainult selline pragmaatiline ja külm kalkulatsioon, eks. Et jah, siin on palju märke sellest, et valitsuse koosseis nagu kiiresti vahetub ja kogu aeg on uued ideed ja kogu aeg on uuendused ja võib-olla ka selline ebapüsivus ja kogu aeg on uuenemine ja rahvale võibki tunduda nagu, et meiega katsetatakse kogu aeg midagi. Et siit tuleb nagu see, et valitsuse suhtlus selle rahvaga on hästi nõrk ja samas selline eksitav võib-olla selle Neptuuni tõttu ja ka formaalne selle kaljukitselikkuse tõttu ja maksukoormus ja majanduslik karmus, see tuleb sealt Saturnist 8. majas, mis on maksud ja võib-olla selline rahva emotsionaalne väsimus ja pessimism, mis tuleneb meie kuust kaljukitse märgis ja võib-olla valitsus kaldub ka sellise distantseeritud stiili rohkem. Et jah. No see poliitiline süsteem on meil üsna lõhestunud ja võib-olla ebapraktiline, et võrreldes siin võib-olla mõne teise suurema riigiga, kus on lausa niisugune 2 partei süsteem. Inglismaad võib näiteks tuua, seal on küll väiksemaid parteisid ka, aga ikkagi suuremad võimuparteid on siis, need on 2 ja Ameerika Ühendriigid samamoodi, eks ole, et on demokraadid ja vabariiklased ja ongi enam-vähem kõik, eks ole, et kord üks ja kord teine. Aga Eestis on neid ikka rohkem kui 1 käe sõrmedel lugeda, et millest see tuleb? No see on see sama Veepala ja 10. maja tipp jällegi, et on selline mitmekesine ja hajutatud see valitsemise vorm ja võib-olla rahvas ka ei taha ühte parteid või autoriteeti, et pigem eelistatakse sellist valikuvõimalust ja et Veepalaja soosib ju sellist ideoloogilist eristumist ja uuenduslikkust ja siis tekibki kogu aeg uusi parteisid. Ja võib-olla me rahvana ka ei talu nagu seda eliiti või sellist püsivat eliiti või ühtset parteid, et poliitiline maastik peabki olema võib-olla nii-öelda peegeldama erinevaid huve ja eksperimente, eks. Ja 7. maja ka niimoodi kaljukitse märgis, et kokkuleppeid on ka raske teha, koostöö võib-olla väga formaalne, et need koostööpartnerid tulevad kuidagi raskelt ja pigem nagu vajadusest, mitte usaldusest on kaljukitseks, et partnerlussuhted on kuidagi hästi kalkuleeritud. Ja sealt ei tekigi nagu sellist tugevat või püsivat liitu ja kuna see Põhjasõlm ka 7. majas, siis tulebki õppida tegelikult siin koostööd ja partnerlust, mis me oleme alles seal nii-öelda küpsemas on ju, me oleme alles seal lapse kingades, me alles õpime seda. Et erakonnad püsivadki tänu sellele nii-öelda eraldi, sellepärast et see usaldus ja koostöö ei ole kuidagi loomulik ja poliitika on kui pigem selline kompromisside väljakannatamine, mitte siis selline loomulik ühtsus. Ja sellepärast need koalitsiooni kokkulepped ka sünnivad väga raskesti. Just. Ja tõepoolest, ja siis see uraan ka veel seal 6. majas, jällegi need muutused ja sellest rahutust siis seda toob, eks ole. Parteid tekivad ja kaovad ja vahel ka ühinevad ja nii ta siis käib siin Eesti riigis, et me ei saa neid asju tegelikult ju muuta. Selline Eesti kaardi sünnikaart on. Okei, mis sa veel soovid siia lisada selle koha pealt, et on seal veel märke, kuu ka ju viitab muutlikkusele ikkagi. Just. Et seal on võib-olla ka see, et
inimesed on nagu harjunud, et parteide vahetus on ju, et me oleme harjunud sellega, me kogu aeg kohaneme sellega, eks, selle süsteemi muutusega, eks. Et ühesõnaga, kaart lihtsalt soosib sellist mitmekesisust, hajutatud valitsemist, mis on see veevalaja ja uraan seal 6. majas ja see koostöö ja selline koos tegemine erakondade vahel on hästi pingeline ja aeglane, sest et 7. maja on Kaljukitse märgis, Saturn on 8. majas, mis siis valitseb seda 7. Ja rahvas on ka selline pragmaatiline ja reserveeritud ja tegelikult kohanemisvõimeline, ikkagi kuu on kohanemisvõimeline, aga ei usaldata liialt nagu või lihtsasti kedagi. Ja, aga kuidas sünnikaart välja paistab? Kas meil on ikkagi pikka iga antud või on seal ohumärk? No palju maaelementi on, mis on stabiilsus, jätkusuutlikkus, et selles mõttes ei ole kaart selline, et kauaks ei ole, et pigem on tegemist ikkagi sellise püsiva ja visalt edasi liikuva riigiga, mille tugevused peituvad ikkagi rahvuslikus identiteedis ja sellises sisemises vastupidamises ja võimest ka kriisidest taastuda. Need on peamised põhjused, miks ma ütlen, et riik, see kaart viitab pikaajalisele püsimisele. Et see ei tähenda seda, et meil ei ole probleeme, et me niimoodi sirgjooneliselt kohe kõik saavutame. Okei. Tõepoolest, maaelementi on Eesti kaardis hästi palju. Saturn on ka iseenesest ju tugevas märgis. No see näitabki, et meil on võime ellu jääda raskustes, sest et on 8. majas, et me taastume ja jälle areneme, eks ju, läbi kriiside, läbi transformatsiooni on 8. maja. Et see on selline ellujäämise kaart. Et kui riik läbib ka raskeid perioode, siis me jääme ellu. Ja hästi tugev rahvustunne ka midagi, et 4. maja on hästi. Just. Ja, okei, aga mis siis veel, kui majandus huvitab ju kõiki, et praegu asjad ei ole mitte väga hästi, et me ei räägi küll hetkel nüüd hetkeolukorrast, me räägime sellest, milline on Eesti sünnikaart, eks ole, et ikka tuletan meelde. Et millised majanduslikud eeldused siis Eesti riigil ikkagi on? Kas me võime saada 5 rikkama riigi hulka või oleme lihtsalt 5 rikkama või 5 kõige kõrgema maksusüsteemiga riigi hulgas? Pigem see viimane, jah. Tänu sellele, et meil on Saturn 8. majas, mis on 10. maja valitseja, ehk siis valitsuse valitseja, eks 8. majas, ehk siis maksupoliitika on siin korralik. Et see kaart on ka selline, näitab hästi selgesti, et majanduslik areng on hästi keeruline, nõuab hästi suurt vastupidavust ja seal on ka hästi sellised intensiivsed karmalised õppetunnid seoses maksudega, jagatud ressurssidega ja sellise majandusliku sõltumatusega. Vaadatakse alati 2. maja, kuud, päikest, Saturni riigikaartides, ehk siis 2. maja jällegi algab vähimärgist, valitsejaks jälle kuu, jõuame jälle tagasi sinna 6. maia ja Kaljukitse märki. Aga see näitab ka seda, et emotsionaalne seotus majandusliku turvalisusega on siin. Et rahvast, mis on kuu, tajub raha, vara ja elatusvahendeid kui ellujäämise garantiid. Ja see nii-öelda majanduspoliitika peab pakkuma tegelikult turvatunnet, kuhu tahab turvatunnet. Kui see ära kaob, siis tuleb suur rahulolematus ja sealt võivad tulla ka rahutused. Iseenesest 2. maja on tühi, seal ei ole planeete, mis tähendab, et majandust kujundavad kaudsed tegurid. Eelkõige siis see kuu, mis on siis Kaljukitses 6. majas, mis toobki raskust, pragmaatilist lähenemist, rahalist konservatiivsust. Samas rahvas on valmis palju töötama, aga ta ootab ka stabiilsust vastutasuks ja hirm vaesuse ees on siin kaardis. Ja üldse vajadus nagu majandusliku iseseisvuse järele on siin kaardis. Ja 8. maja ongi need maksud, rahaline sõltuvus, võlad, 8. maja tipp, jälle Kaljukitse märgis, jälle jõuame Saturnini, et see on üks võtmeplaneete üldse, selle riigikaardis, see sama Saturn, kogu aeg jõuame sinna Saturnini, et
see näitabki, et Eesti majandus on hästi sügavalt seotud ühiskondlike rahvusvaheliste finantsstruktuuridega. Maksusüsteem on hästi range, hästi karm, rõhuv, ressursside jagamine on hästi pingeline ja pigem kaldub siis valitsus kontrollima. Tsentraliseeritud kontroll. Just. Ja Saturn 8. majas on pikaajalised võlad, vajadus alluda mingitele ka rahvusvahelistele tingimustele, sellele Euroopa Liidule on ju. Me kuulame, mida nemad ütlevad ja nii on. Ja majanduse tugevuseks on siis sama distsipliin ja kannatlikkus, mis on Saturn on ju. Ja nõrkuseks on see liiga konservatiivne ja aeglane reageerimine kriisidele. Sest et Saturn on opositsioonis Chironiga 2. maia, mis on see haavatavus, ehk siis rahva väga madal eneseväärikus majanduse osas, tunne, et meil ei ole piisavalt ebavõrdsus, sissetulekute lõhe, need muudavad siis, need on nagu sellised peamised teemad, mis kaardist välja paistavad. See aeglane reageerimine, mul ikka tuleb see Ansipi ütlus meelde eelmise finantskriisi alguses, et kui see on kriis, siis sellises kriisis me elada tahaksimegi. Nüüd olid tema sõna. Aga jah, tõepoolest siis hiljem ta pidi ikkagi näitima, et on kriis käes. Aga eks praegugi tegelikult pigem ütleme nii, et me liigume praegu ikkagi selles suunas, et meil oleks see turvalisus, et riigi eelarve oleks täidetud, et maksud laekuksid, aga situatsioon ümberringi natuke eeldab teisi käitumismalle, aga Eesti riik ei saa teha seda, sest sünnikaart on selline. Eks ole? No tegelikult, kui nad teadvustaksid, siis nad kuidas ma siis ütlen, oskaks seda tähele panna ja oskaks rohkem sellega tegeleda. Saaksid aru, miks meil nii on, nagu ta on. Et tegelikult tuleks sellest rõngast välja astuda ja natukene innovatiivsemalt mõelda ja turgutada, mitte veelgi rohkem pingule tõmmata, et praegu on juba väga pingul, nii öelda. Nii on. Ja majandus on muidugi ka selline võib-olla kodu- ja kinnisvarakeskne, sest et meil on hästi tugev 4. maja. 4. maja on siis rahvuslik alus, seal on hästi palju planeete, ehk siis see mõjutab kaudselt meie majandust. Mars, Jupiter annavad hästi sellist aktiivsust kinnisvarasektoris, aga võib-olla ka sellist kuluvalmidust, ehk siis majandus võibki olla kulupõhine, mitte tulupõhine. Merkuur, Venus toetavad tegelikult teenuste ja hariduspõhist majandust. Merkuur on ju noored, mis on ka hariduseks, Jupiter ka haridus, aga see võib ka viidata liigsele sõltuvusele sisetarbimisest. Ja need kõik teevad seal, eriti Jupiter teeb opositsiooni MC-le, ehk siis 10. maja tipule, ehk siis liigne optimism valitsemisel. See on ka see siseturism tegelikult, mis on üsnagi laialt levinud. Ja, just. Et see Jupiter ütleb jah, et me liigselt ma ei tea, liigne optimism siis sellel valitsemisel ja võetakse võib-olla liiga palju kohustusi, mida on raske täita, eks ju, et meil on vaja tasakaalustada seda kodusisest heaolu ja rahvusvahelist mainet, on ju. Sa ütlesid muidugi väga hästi, et on selline kulupõhine, mitte tulupõhine, et keskendutakse kulule. Ja. Et kulud peavad olema kaetud, aga jah, väga raske on sellise kaardiga mõelda selle peale, kust tegelikult rohkem tulu saaks, et kulud saavad siis iseenesest kaetud, kui tulud jooksevad. Jah, aga selline see riik juba kord on. No siin ongi, et kuu jälle, mis on rahvas, töötab palju vastutustundlikult, aga ta ei tunne nagu seda materiaalset ja emotsionaalset rahuldust siin. Et see viib ka selle rahulolematuse ja masenduse kasvuni, eriti kui siis hinnad kõik tõusevad, palk ei kata kulutusi, siis on tugev hirm tuleviku ees, kas me ikka suudame majanduslikult vastu pidada ja nii edasi. Et kui kokku võtta, siis tugevus on see, et me oleme vastupidavad, stabiilsed. See on see maa-element ja Saturn 8. rahvas on töökas, kohusetundlik, valmis ohverdama
Ja siis see kinnisvara, haridus ja teenindus on meie sektorid, mis on tegelikult meie tugevus. Sellele tuleks keskenduda. Ja nõrkus ongi see, et meil on raske aeg-ajalt selline repressiivne maksusüsteem seal Saturn 8. majas, haavatavus rahvusvahelistele mõjutustele, ehk siis need võlad, sõltuvused, nii edasi, ja rahva madal rahulolu ja turvatunde puudus, mis on see kuu kaljukitses. Et mida siis teha? Tulebki tugevdada seda rahva finantsilist väärikust, milleks ongi haridus ja sissetulekutega võrdsustamine, leevendada maksukoormust või ümber struktureerida seda õiglasemaks. Ja investeerida sektoritesse, mis siis loovad nii-öelda väärtust seespoolt, mis siis ongi digiteenused, haridus ja võib-olla siis ka see roheinnovatsioon, eks. See on nagu sõimusõna juba, aga jah, seda võib-olla tehakse lihtsalt valesti. Valesti, just. Mitte, et see ei oleks vale asi, aga see lähenemine on ilmselt siis... Just. Ikka jälle selle käsu ja keelu taktis käib ta meil siin Eestis. Jep. Nii, aga Eesti riigi rahvusvahelised suhted. Vaatame selle 7. maja ka üle ja mis sealt siis silma jääb? No jällegi, et rahvusvahelised suhted, 7. maja ütleb, et suhted on keerulised, distantseeritud, võib-olla ka idealistlikud vahest, sest et Neptuun on seal ja no, mis siis veel? Kas Eestil on selline soov näidata ennast kõige tublima ja paremana teiste ees? Päris kindlasti, jah. Et kaljukitse märk juba ütleb, et me oleme ettevaatlikud, ratsionaalsed, konservatiivid. Kui me räägime koostööst üldse teistega, lähtutakse reeglitest, lepingutest, autoriteetsest nii-öelda raamistikust, mitte emotsionaalsest mingist või ideoloogiast või et valitakse pigem partnerid, kellega on ühised eesmärgid ja struktureeritud kokkulepped. Ongi näiteks Euroopa Liit siis, eks, ja NATO ja nii edasi. Ja kuna seal on Neptuun, Uraan, siis sealt tuleb see ebamäärasus, idealism ja sõltuvused ja võib-olla idealiseeritud partnerlus oodatakse rohkem, kui tegelikkus pakub. Usaldusläene suhtes näiteks pettikus, segadus just rahvusvahelistes suhetes, eriti kui siis osapooled ei tegutse läbipaistvalt ja rahvusvaheline koostöö võib olla mõnikord väga formaalne, sisutühi ja sealt tuleb ka siis pettumus, mis on Neptuun. Ja Uraan lisab siia seda äkilisust ja sellist ootamatust partnerite poolt. Ehk siis nad on ebastabiilsed partnerid. Läbi selle EL-i partnerluse muidugi on võetud ka palju kohustusi, mis tegelikult võib-olla oleks mõistlikum olnud jätta kasutamata. Aga see on juba riigi enda otsus, aga jah, tõepoolest võib-olla need illusioonid, et hiljem lihtsalt pettutakse. Sest et kõik need projektid, mis on ellu viidud, neid on ju ka vaja elus hoida ja see loob jällegi lisakohustust riigile, mis võib-olla ei ole mõttekas. Aga mis on veel? 9. maja ka muidugi seotud siin liitlastega rahvusvahelise võib-olla ideoloogiaga ka, et kuidas sealt asjad paistavad? 9. maja on jah, rahvusvahelised kontaktid, ideoloogia, suursaadikud, haridusvahetuseks, välispoliitika. Et jällegi veevalaja märgis, me jõuame jälle sinna samma tagasi, et võib-olla on avatud, humanitaarne, demokraatlik, digitaliseeritud, ehk siis Eesti tahaks mängida siis hästi suurt rolli Euroopa tehnoloogilise ja poliitilise innovatsiooni edendajana ja toetab sellist läbipaistvust, vabadust, avatust. Või see on siin kaardis sees, seda võiks kasutada, ütleme siis niiviisi. Ja võiks siis toetada rahvusvahelisi väärtuseid, ehk siis vaba meedia, inimõigus, õigusriik, nii edasi, need on siin kõik olemas. Ja võib-olla Eesti ei taha olla lihtsalt järgija või võiks siis olla selline, et me ei ole lihtsalt järgijad, et me oleme ikkagi keegi, me oleme küll väike, aga keegi, kellel on midagi öelda. Jah,
meie mure on see, et Eesti on vägagi innovatiivne riik, jah. Selles mõttes on väga hea. Aga me mängime selles liivakastis koos Euroopa Liiduga. Ja ka me mõtleme selle peale, kas sa tead mõnda IT võib-olla lahendust või teenuse ettevõtet, mis on pärit Euroopa Liidust, mida me kasutame? Enamus neist tuntud ettevõtetest on ikkagi Ameerikast pärit, eks ole. Nagu Facebook ja Instagram ja Apple ja Microsoft ja Google ja et enamus neid tuleb ikkagi sealt. Aga mille poolest Euroopa Liit on tuntud? Nad oskavad väga hästi reguleerida. Nende kaubamärk on regulatsioonid. Ja Eesti mängib selles samas liivakastis. Ehk siis meil on tegelikult väga raske, üleüldse Euroopa Liidus on väga raske mingisuguse uuendusliku või uue ettevõtmisega välja tulla, sest et kõik on üle reguleeritud. Sul on väga raske selles nii-öelda ühises turus läbi lüüa. Sest sa põrkad kohe nende regulatsioonide vastu. Mida Ameerikas ei ole. Nii otseselt. Et see on see miinus. Miks ei ole tegelikult Eesti või ka üldse Euroopa startupid väga tugevalt läbi löönud. Et pigem minnakse ikkagi Ameerika turule ja sealt siis edasi laia maailma. Et see nagu kõnetab ka seda, miks me nagu oleme rohkem siin selles regulatsioonide maailmas kui et innovatsiooni maailmas. Jah, see on see tegelikult, et me peaksime püüdlema oma põhjasõlma poole, mis on 7. majas, mis on meie nii-öelda saatus, läbi partnerlussuhete, saatuslikud, ma ei tea, sündmused, et meie õppetund, kollektiivne õppetund ja arengusuund on õppida struktureeritud vastutustundlikku koostööd, aga lõpetada emotsionaalne klammerdumine liitlaste külge ja hakkama saada nii-öelda võrdse partnerina. Et tuleb vältida sõltuvust, see on see lõunasõlm, millest me peame loobuma, mis on vähimärgis 1. majas, mitte oodata, et teised meid päästavad, vaid ehitada selliseid usalduslikke, küpseid rahvusvahelisi suhteid. Et ega see ei tulegi kiiresti ega lihtsasti, sellepärast see karma ongi, aga see nõuab pikaajalist strateegiat. Ja kui me sellest aru saame, selle poole püüdlema hakkame, siis tuleb ka edu. See on mõttekoht, jah. Meil kõigil on see, et kui me püüdleme oma põhjasõlme poole oma sünnikaardil, meil on kõigil põhjasõlm ja laseme lahti sellest lõunasõlmest, siis tuleb ka edu, ükskõik mis valdkonnas. Elu hakkab meid nii-öelda kandma. Aga see on väga raske, sest lõunasõlme pool on alati see tuttav ja selline kodune. Aga põhjasõlm on see, mida me siis tegema peaksime, jah. Et ei ole see kunagi väga kerge. Sellepärast see karma ongi. Just. Ega see ei peagi olema lihtne. Aga kui me seda teadvustame, kas või läbi selle, et me vaatame oma astrologilist kaarti ja teame, et see on see, kuhu poole ma pean püüdlema ja kui ma hakkan märkama enda elus neid nii-öelda sündmuseid või inimesi või olukordi, mis tegelikult kõik viitavadki sellele, et ma peakski sinnapoole püüdlema, ma ise oma peas mõtlen, et ei, ma küll nii hea ei ole, see küll ei ole minu teema. Tegelikult need asjad tulevadki sinu ellu sellepärast, et sa peaksid neist kinni haarama ja neid kasutama. Ja meid tõugatakse tihtipeale ka sellele teele täitsa sihikindlalt, aga kui sa vastu vaikled, siis sul elu ei lähe nii, nagu sa tahad, jah? Just. Et tuleb osata märgata neid asju. Ja kui meil on ka isiklikus kaardis see lõunasõlm vähimärgis, siis kindlasti peate vältima seda sõltuvust. Te ei tohi oodata, et teised tulevad ja teevad ja hoolitsevad ja annavad ja ma ei tea, keegi teine tuleb ja teeb minu eest midagi. Ei. Põhjasõlm on kaljukitse märgis, sa pead ise tegema, ise püüdlema. Ja siis tulevad ka teised inimesed, mitte et ma pean päris üksi seda tegema, aga jah, kui ma kogu aeg ootan, et keegi tuleb ja teeb minu eest, siis see on vale. Tegelikult Eesti riigil on väga, väga hea sünnikaart ju selles mõttes see uus taasiseseisvumiskaart, et ta on küll väike, aga ta on väga, väga suure sellise mõjuvõimuga tegelikult, kui seda õigesti kasutada, jah.
et on võimalus läbi partnerlussuhete just neid asju ikkagi ellu viia. Jep. Mitte üksi, aga teistega koos. Just. Nii on. No katame veel selle sõja ja rahutuste ja võib-olla isegi revolutsioonide teema ära, et mida selle kohta Eesti riigi sünnikaart ütleb? No jälle me peame palju asju vaatama siin kaardis. Marss on esimene, eks Pluto on järgmine, Uraan 4. maja jällegi, sest et see on rahvas ja kodumaa, 10. maja valitsuse autoriteet, kuud jällegi, et Marss on meil Neitsi märgis 4. majas, hästi tugev sisemine pinge. Selline, me oleme rahulikud ehk siis rahutus on rahulik, ütleme siis nii, seesmine. Et Marss sümboliseerib meil sõjalist jõudu, konflikte, seda reaktsiooni. Eesti puhul Marss Neitsis on, et me ei ole sellised nii-öelda plahvatuslikud, me oleme hästi vaoshoitud, hästi metoodilised, sellised pigem passiiv-agressiivsed ja on veel 4. majas. Seda enam viitab sisemisele rahutusele rahva seas, pingele kodus, mitte välises keskkonnas. Ehk siis rahutused Eestis on pigem sellised vaiksed, kasvavad tasapisi, sellised meeleavaldused on hästi vaiksed, sellised, me ei ole sellised, kes lähevad tänavale ja hakkavad kohe, ma ei tea, karjuma ja me pigem ei ole sellised, eks. Et me ei lahenda pingeid tänavatel massiliselt, pigem, ma ei tea, kuidagi sellise institutsionaalse surve või passiivse vastupanu kaudu. Ja tegelikult potentsiaalselt nagu selline kriitiline olukord tekib siis, kui see rahva töökoormus, mis on Neitsi, Marss on Neitsi märgis, mis on rahva töökoormus, või igapäevane eluraskus, mis on meie kuu, mis on 6. majas, mis on jälle Neitsi, see ületab taluvuse piiri, siis läheb asi kriitiliseks. Siis tuleb nii-öelda rahutus. Ja kui me vaatame Uraani jälle Kaljukitses, on siis süsteemide murdja on Uraan, vabaduse tooja, mingid šokid, Kaljukitses jällegi traditsioon, riigi struktuur, ehk siis ütleb meile, et siin on rahutusi süsteemse rõhumise vastu on rahutus. 6. majas jällegi töökultuur, igapäevane elu, süsteemne surve ja teeb opositsiooni selle ascendendile, eks vähimärki, ehk siis rahvas tajub valitsevaid struktuure, nii-öelda külma, jällegi jõuame siia distantsilt, sellisele mehaanilisena. Et siis rahva emotsioonid versus süsteemi jäikus, need on meie peamine selline sisemine konflikti allikas. Ja maksutõusud, tervishoid, hariduse probleemid, need viivad meid siis nii-öelda rahutusele. Ja küberkonfliktid. Uraan on seotud küberkonfliktidega, ehk siis see Eesti digitaalsus muudab tegelikult selle ikkagi vastuvõtlikuks just kaasaegsetele tehnoloogiapõhilistele sellistele sabotaažidele või küberrünnakutele, eks. Et see sõda nii-öelda. Ja Pluto on meil sügav kontroll, kriis, taassünd, omas märgis, hästi võimas, 5. majas, mis on rahva selline loovus, noored, meelelahutus, selline ideoloogiline eneseväljendus, mis tähendab seda, et potentsiaal ideoloogiliste rahutuste või kultuurilise revolutsiooni järgi on siin. Ala ongi hariduspoliitika, see ongi see, et miks meil haridustöötajad streikisid, eks. Selline väärtuste konfliktid. Miks meil oli see laulev revolutsioon, eks ole? Just. Täpselt läbi kultuuri siis, jah. Just. Et kaart räägib väga hästi, et ehk siis, kui võim proovib kontrollida rahva ideoloogilist väljendust, siis pikas perspektiivis toob see vastureaktsiooni, sest seal on Pluto. Ja selline ongi sisemised revolutsioonid toimuvadki läbi loovuse, kultuuri ja noorsoo kaudu, mitte läbi sõjalise konflikti. Jah, mis veel, Saturn on ka ju siin 8. sellest rääkisime. Suur kormaline koorem ja et näitabki, et rahvas võib tunda ennast kurnatud maksukoormusest, välissurvest, varjatud kontrollist. See opositsioon Chironile jällegi rahva rahaline kannatus ja haavatavus, see võib viia siis vastupanuni, ehk siis
hakatakse mässama, on ju. Et kui rahvas hakkab tajuma, et riik surub peale ilma võimaluseta dialoogiks või kompensatsiooniks, eks, siis läheb rahutuseks. Ja jälle kuu kalju kitses, seesama teema, kui käime siin ringiratast, eks ole. Ikka sama asi. Ehk siis see viitabki väsimusele, tööstressile, rahulolematusele oluga või eluoluga ja jällegi potentsiaal rahutuseks, kui siin ei ole seda, et rahvas plahvataks kohe. Ta kogubki seda survet ja üks hetk võib see siis nii-öelda kanaliseeruda kas poliitilise protestina või siis mingi sotsiaalne selline läbimurreks. Et tegelikult rahutuse vormid meil on sellised streigid ja protestid ja töörahutused, sest et Marss on 4. kuu on 6. on ju küberrünnakud, tehnoloogiline sabotaaž läbi uraani, ideoloogiline vastupanu, noorsooaktivism, eks ju, ehk siis võtmeteemad on see, et majanduslik surve, maksukoormus, tööstress ja väsimus, kultuuriline väärtuslik vastupanu, eks ju. Et Marss neid siis ei ole agressiivne, me oleme metoodilised, eks. Ehk siis me vaikselt kannatame, enne kui me plahvatame. No, jah. Ja kõige suurem risk plahvatuseks on siis, kui Uraan, Pluto või Saturn hakkavad seda IC-d seal pommitama või Kuud või Marssi. Selle me jõuame mõni teine kord, kui me hakkame siin transiite vaatama. Jah. Aga hetkel me sinna veel ei lähe. Igal juhul kannatus on väga pikk Eesti rahval. Jah, päris kindlasti. No me kõik teame seda, aga kaart räägib ka sellest väga hästi, nii et klapib küll. Aga kuidas on rahva tervisega? No jälle see 6. maja, tervis, igapäevaelu, töötingimused, teenused, sotsiaalhoolekanne, kuu jälle, rahva selline üldine meeleolu, psühhoemotsionaalne tasakaal, eks Neptuun 12 maja, mis on sellised varjatud haigused, psüühilised seisundid, sõltuvused, Marss, Saturn on alati sellised olulised, kui me räägime tervisest, töökoormus, füüsiline pinge, piirangud, eks. Et jälle jõuame sinna, et me olemegi rahvana suures töövalmiduses, aga seal peitub ka risk emotsionaalsele väsimusele ja võimele sotsiaalset tuge pakkuda ja ainult muidugi piiratud määral. Ja pikaajaliselt tekitab see siis see kurnatust, rahulematust, et see kuu seal kaljukitses 6. majas ongi töö ja vastutuse all kannatav rahvas tegelikult. Et see näitab sellist rahva hingeseisundit, et kirjeldabki seda tervisetingimusi, töötingimusi, et jälle oleme küll koosatundlikud töökad, aga emotsionaalselt väsinud ja selline psühhosomaatiline kurnatus on siin tööga seotud stress, depressioon, läbipõlemine, need on hästi tihedad, sagedased ja rahva turvatunne on seotud töövõime ja stabiilsusega. Kui need hakkavad kõikuma, sealt tekib ärevus ja sealt tekib ka apaatia. Ehk siis see kõik viitab sellele, et me oleme emotsionaalselt hästi reserveeritud, me ei väljenda kergesti oma muresid, ei otsi abi ega tuge ja see toob kaasa sellise vaikiva kannatamise kultuuri. Ja 6. maja algab Skorpioni märgist, mis on siis intensiivne, selline hästi pingeline sotsiaalsüsteem, ongi selline sügav pingeline suhtumine tervisesse, tööellu, rahvas tajub tööelu kui ellujäämise lahingut, igaüks peab hakkama saama, nõrkust ei aktsepteerita, sotsiaalsüsteem on koormatud, tihti tajutakse neid kui sellist, nad ei hooli meist, ehk siis sotsiaalsüsteem justkui ei hooliks meist, vot selline. Utilitaarne, hädavajaduseks on. Ja siis psühholoogiline sügav selline, Skorpion on psühholoogia, eks. Et selline, me oleme tegelikult väga tundlik kriisidele ja kollektiivsetele traumadele, mis jääb lihtsalt alla surutuks. Aga avaldub näiteks siis sõltuvustes, isoleerituses, usalduskriisides, eks. Ja Marss on neid siis 4. töötamine kodu- ja rahvateenistuses, rahvas suunab oma energiat igapäevasesse praktilisse tööellu ja kodusse, eks. Kogu aeg on vajadus midagi ära teha ja see tekitab tegelikult kroonilist pinget, liigtöötamist. Kodust võib kujuneda selline koormav töö või hoolduskeskkond, vanade eest hoolitsemine, laste kasvatamine, kodukorrashoid. See kõik võib üle jõu käia.
Ehk siis tegelikult on vaja siin puudub nagu see töö ja puhke vahel tasakaal, mis siis hakkab mõjutama vaimset tervist ja füüsilist tervist ka, on ju? See on see ületöötamine, eks ole, et aga kui neid tugisüsteeme vaadata ja üleüldse näiteks sotsiaalseid toetuseid süsteeme. No see on 8. maja jälle, Saturn seal ütleb, et süsteem on piiratud, raskesti ligipääsetav. Meil on tunne, et me peame üksinda hakkama saama, isegi kriisis. Meil on hirm olla koormaks või abivajaja. See on nagu hästi sügavalt siin juurdunud. Ja siis see süvendab jälle seda vaikivat kannatamist ja nii me läheme jälle seda sama rada. No, rahvas tegelikult tahaks ju, et riik oleks hooliv, et see on Neptuun ja 7. Aga kuidas seda siis nagu lahendada? No tegelikkuses on see pettumus, on ju, et süsteem tundubki kauge ja bürokraatlik ja ebatervislik ja loob sellist sotsiaalset usalduskriisi pigem, et mis omakorda vähendab seda valmidust üldse abi küsida või panustada. Ja 12 maja algab sunnimärgist, et mis on materiaalsus jällegi ja vaimne heaolu seal. Et vaimne heaolu on seotud turvalisuse ja materiaalse stabiilsusega, sest et sõnn on raha. Ehk siis me tunneme materiaalset ebakindlust. Kui me tunneme materiaalset ebakindlust, siis langeb ka psühholoogiline selline tasakaal, usaldus tuleviku vastu ja meil on tegelikult, see ütleb, et meil on vaja rahustavaid sellised looduspõhiseid keha tajumist, mingit toimivat sotsiaal- ja terviseteenust, sellist pigem loodusmeditsiin või loodusteraapiad ja mingid sellised asjad nagu pigem tulevad siit, alternatiivmeditsiin. See on tabu. Jah, see on uhuu, me teame. Aga kaart ütleb, et see oleks just see, mida meil on vaja. Jah, aga kontrollimehhanism on kõik ära keeranud. Ja sest, et Saturn, jah. No, nii on, et jälle jõuan selleni, et kui mõni, kuidas ma siis ütlen, kui riigijuhid hakkaksid sellest aru saama, mis on nende tugevused, mis on nende nõrkused, siis nad suudaksid seda riiki ka paremini toimima panna, ütleme siis niiviisi. Ja selleks on üks võimalus see, et me vaatamegi astroloogilist kaarti. No jah, ma loodan, et äkki keegi kusagil ikkagi kuuleb seda, mida me siin räägime, sellepärast, et sellest oleks palju abi. Et ehk ei ole meie vestlus siin lihtsalt hüüdja hääl kõrbes. Jah, tuleks vaadata jälle ajalugu. Astroloogia põhineb hästi palju ajalool, et mida tehti nagu vanasti astroloogiaga, et enamus riigijuhid kasutasid astroloogiat ja näiteks, ma ei tea, Inglismaal siiamaani kasutatakse, kuninglik pere päris kindlasti kasutab astroloogia abi. No kindlasti jah, Ameerikaski suured institutsioonid ja ka üks Ameerika presidentidest, Reagan, kasutas ka õigemini tema abikaasa peale tema atendaadikatset, siis hakkas igapäevaselt Reagani päevaplaani kokku panema astroloogi abil, et vältida siis tulevikus selliseid juhtumeid ja sellest alles räägiti muidugi hiljem. Tuli see avalikuks, aga nii ta tõesti oli. Mis on täiesti normaalne, sest et mujal maailmas on astroloogia ju meil ülikoolis täitsa tavapärane eriala. Mitte ei ole kuidagi teistmoodi. Just, teadus nagu iga teine. Aga mis meil veel on siin ära katta, et ehk siis meie nõrkused ja riskid on see, et me oleme vaikselt, emotsionaalselt kannatame, oleme psühholoogiliselt sulgunud, see on see meie kuukaljukitse märgis, töö elurütmi tasakaalutus, see kurnab, põleme läbi, mis on Marss Neitsis, piiratud sotsiaaltoetused, bürokraatlik tugi, mis on Saturn 8. majas, Neptuun 7. majas, hästi sügav usalduskriis süsteemide suhtes ja ootus tegelikult hoolivusele, mida ei tajuta. Jah, nii. Aga kuidas me saame seda lahendada? Soovitus ongi arendada inimkeskset sotsiaalpoliitikat, mis ei rõhu, mis toetaks, luua paindlikumad töö- ja tervise lahendused, mis aitavad ennetada seda läbipõlemist, tugineda rahva tugevusele, aga anda ruumi emotsionaalseks väljenduseks ja taastumiseks. See on minu sõnum. Ja, et
kindlasti on palju, mida saaks ka muuta ja paremaks teha, eks ole. Jah, et loomegi psühhosotsiaalsete teenuste võrgustikku, näiteks vaimne tervis, tugiteenused, töökohtade heaoluprogrammid, eks. Me teame, et on juba päris palju tublisid ettevõtjaid, kes on ise selle nii-öelda kätte võtnud, ära teinud, eks. Et ei ole nii, et mitte kuskil midagi ei oleks, aga see ei tule nagu riigi poolt. Riik peaks seda rohkem soodustama, jah, et mitte panema kõike erisoodustuse alla, vaid tegema maksuerandeid jällegi, jõuame selle maksusüsteemi juurde, eks. Jep, just. Et seal küll on midagi, jah, ütleme nii, et ei saa öelda, et mitte midagi ei ole. Aga see on jällegi selline bürokraatia võrgustik, et sa võid väga kergesti eksida seal ja siis oled jälle paha. Ja riigil on vaja sellist avatud valitsemist, inimlikumat suhtlust, ma ei tea, sellised riigipeade kuulamise õhtud võiks tekitada ja kinnitada rahvale, et neid ei hinnata ainult töövõime ja maksupanuse kaudu, vaid väärtustatakse nende inimlikkust ja ka nende vajadusi. Rõhutame siis, et kuulamise õhtud, mitte ülekuulamise õhtud. Jah. Ehk siis probleem number 1, maksukoormus on liiga kõrge. Süsteemi tajutakse sellise repressiivsena, ebaõiglasena. Lahendus liikuda õiglase ja läbipaistva maksupoliitika poole, mis põhineks sissetuleku, mitte ellujäämis, ma ei tea, kulude maksustamisel. Nii, tahad sa kandideerida? Ma arvan, et ma jätan selle kellelegi teisele. Ma võin nõustada, kui keegi soovib. Just. Mis veel on siis seal selles agendas? Vähendada ebavõrdsust on ju, et soodustadagi väiksema sissetulekuga inimeste maksukoormuse leevendamist, suurendada kodanike osalust maksupoliitika kujundamises, see taastaks siis usaldust ja annaks rohkem sellist kuuluvustunnet inimestel. Ja kindlasti probleem on see, et rahvas tunneb, et meil ei ole häält ja selline kultuuriline eneseväljendus on ka alla surutud või siis lihtsalt ei kõneta ja lahenduseks on kindlasti siis investeerida noortesse, loovharidusse, kogukondlikku kultuuri, ongi, ma ei tea, rahvateatrid, kogukonna algatused, noorte mingisugused ma ei tea, osaluse platvormid, ehk siis julgustada sellist, ma ei tea, väärtusarutelu, ideoloogilist eneseleidmist, mitte represseerida nagu alternatiivseid maailmavaateid. Et edendada sellist rahvuslikku uhkust läbi sisu, mitte läbi mingi retoorika. Et tähistadagi oma kultuuri, keelt, lugusid sellisel viisil, mis kõnetab ka nooremat põlvkonda. See on meie tugevus. Ja see, et me tunneme, et välispoliitika ei põhine nagu rahva mingitel vajadustel, tegelikel vajadustel, et see liitlaste loomine on kuidagi nagu illusoorselt liialdatud, siis tulebki anda selline selge rahvale arusaav välispoliitiline, ma ei tea, sisu, narratiiv, mis ei põhine hirmul ega sellisel pealiskaudsel sümbolil nii-öelda ja tugevdadagi siis sellist rahvuslikku iseseisvust läbi sisemise stabiilsuse, mitte ainult nagu liituda kaudu, mitte ainult väljast otsida seda kogu aeg. Et tuua siis rahvusvaheline, ma ei tea, otsus, mida tehakse, mida nagu siis kokku lepitakse rahvusvaheliselt, seda tuleks tuua rohkem rahvale lähemale. Ehk siis arutelud rahvaga, dialoogid rahvaga, ma ei tea, midagi niisugust. No, oleks mõistlik, jah. Et siis rahvas tunneb ka ennast kaasatuna ja seeläbi võidavad kõik, ma arvan. Ka riigijuhtidel on ju lihtsam riiki juhtida, kui nad teavad, mida rahvas tegelikult arvab. Jah. Aga jah, siin on seda osalust vaja muidugi taastada riigi ja rahva vahel, et see on praegu üsnagi madal, kui me vaatame näiteks valitsuse toetust
et ei ole just valitsuserakondade toetus kõige kõrgem praegu. No, jah. Et siin jah, võib-olla liidrid peaksid tegutsema rahvateenistuses, mitte rahvast kõrgemal. Nii võiks olla küll, jah. Ja võib-olla jah, sellised mehhanismid, et mingisugused osalused või ikkagi kaasamine jah, on see võti. Et riik võiks olla kui meie ühine kodu ikkagi. Jah, mis me siis kokkuvõtteks siin ütleme, et vist juba ütlesime päris palju. Me võime rääkida ka võib-olla sellest, mis teeb meid riigina konkurentsivõimeliseks, on ju? No see on hästi oluline jah, selles mõttes, et me oleme seda fookust väga tugevalt kaotamas, vähemalt minu silmis on seis selline, et see konkurentsivõime on aina vähenenud. Ja tulenevalt juba meie maksukeskkonnast, ega siia väga ei kiputa investeerima. Et otsitakse ikkagi soodsamaid piirkondi. Aga mis siis meil siin toimub? No jõuame ikka selleni, et mis on meie tugevad küljed, meie MC. No, meie selline riigi kuvand maailmas on ikkagi olla edumeelne, tehnoloogiline, uuenduslik, inimesekeskne. Jälle jõuame sinna tagasi, et tegelikult on see siin sees. Ehk siis tugevdada veel rohkem seda e-riigi kuvandit, investeeridagi küberjulgeolekusse, e-teenuste kvaliteeti, digitaalsesse diplomaatiasse, ma ei tea, e-koolid, kõik muud sellised asjad, ma saan aru, et paljudele see ei meeldi, aga see on Eesti tugev koht ja seda tuleks ära kasutada. Ja see ei ole üldse nii halb muuseas, kui te olete sellega ise kokku puutunud, siis te saate aru, et see on täitsa tore asi. Ja ehk siis tulekski nii-öelda esindada Eestit või näidata Eestit kui väikeriiki, kes suudab tehnoloogiliselt väga suuri asju saavutada, mitte siis selle massiga, vaid nutikusega, mis on meil täiesti kaardis olemas, luua ja toetada selliseid rahvusvahelisi innovatsiooni mingisuguseid tegevusi, eelistada neid valdkondi, ma ei tea, mis ongi tehisintellekt, rohetehnoloogia, haridustehnoloogia, jälle jõuame sinna tagasi, et me peaksime jääma truuksama selle digiteenusele ja digitaalse geeniuse nii-öelda kuvandile. Miks mitte pakkuda sellist haridust nagu rahvusvahelisel tasandil, et Eestil oleks täitsa potentsiaal seda teha. Meil on ju mis on see e-kodakondsus ja muud sellised, eks ole, et miks mitte laiendada seda kõike. Ma saan aru, et keel on selleks üheks miinuseks, aga seda kõike saab ka rahvusvahelisel tasandil teha. Meil on nii palju ju, kes räägivad puhast inglise keelt, et see ei tohiks olla küll mingisugune probleem siin riigis. Just. Et läbi selle kas või annaks juba väga palju ära teha. Et ma tean, et Inglismaal, Ameerikas on väga palju häid platvorme, aga miks mitte olla ka selles konkurentsis? Me oleme lihtsalt paindlikumad, me oleme väike. Ja. No, me peamegi siis seda oma usaldusväärsust, stabiilsust oma investorite ees tõestama, võib-olla ehitama majanduslikku sellist usaldust, mitte siis lihtsalt mingisugune hüüdlause, vaid süsteemne järjekindel poliitika selles suunas. Hästi palju toetama läbipaistvat prognoositavat õigusraamistikku, eks, mis oleks rahvusvaheliselt ka arusaadav, atraktiivne. Investeerimiskeskkonna atraktiivsust tuleks tõsta, ehk siis korruptsiooni vabadus, nii-öelda mingisugused inimlik kontakt peaks siin olema. Et mida stabiilsem ja õiglasem tundub süsteem, seda konkurentsivõimelisem ka ta on, eks. Ja kindlasti kaasata noori ja kultuuri, see on see Pluto meie 5. majas hästi tugev. Et selline suurim potentsiaal muutuseks ja esile tõusmiseks tulenebki noortest haridusest ja kultuurist päris kindlasti. No, jälle jõuame siina tagasi, et pakkuge palun haridust mujale maailma ka Eestist, ehk siis seesama e-kool või noh, kuidas see eesti keeles on siis? E-haridus, jah, ja muidugi iduettevõtted ja üldse see keskkond ka, eks ole, mida on muidugi arendatud, ei saa öelda, aga
aga võib-olla jah, rohkem mitte nii väga siis raha teenimiseks, et rohkem sellise rahvusliku konkurentsivõime tuumaks võiks seda arendada, et siin oleks riigil väga palju ära teha jällegi. No selline loovharidus, tehnoloogiakoolitust pakkuda, et edendada selliseid kultuurieksporditooteid, Eesti disain, kultuurifestivalid, keeleharidusplatvormid. Et meil on muidugi, me ei saa öelda, et meil üldse midagi ei ole, aga rohkem, ma ütleks, et veel rohkem sellist. Tuleb rohkem fookus panna jah, et ega me räägime tegelikult nendest asjadest, mis juba on, sellepärast, et me räägime Eesti sünnikaardist, et see on täiesti loomulik, et need juba on. Aga lihtsalt see on see, millele tulekski keskenduda rohkem. Veel rohkem rõhku panna, jah. Et anda siis ruumi sellele vabale nii-öelda ideoloogilisele arengule, eks, mis ongi meie turunišš. Et No me jõuame jälle vist selle maksusüsteemini, et see on ikkagi see A-jõu. Jah, vähendada tööjõumakse, suurendada digitaalmajanduse, kõrge lisandväärtusega ettevõtete maksuvõimekust, luua paindlikum võimepõhine maksustamine, mis toetab sellist väikest keskklassi ettevõtet ja tööinimest, tugevdada rohkem kodumaist kapitali, mitte siis sõltuda ainult välisinvesteeringutest, investeerida kinnisvarasse, haridusse, taristu arendamisse, mis looks siis omakorda töökohti, tugevdaks kogukonda, julgustadagi sellist omaalgatuslikku majandustegevust, ehk siis kogukonnapõhine ettevõtlus, pereettevõtted, koostöökogukonnad, toetada energia ja toidu sellist nii-öelda julgeolekut, mis siis aitab tegelikult säilitada meil ka sõltumatust ja luua ka püsiväärtusteks. Ja keskenduda võib-olla ka ekspordile ja nišile, arendada siis neid tooteid, teenused, mis on suunatud just väikeriikide erivajadustele, ehk siis tarkvara, jälle haridus, jälle nõustamine, digiplatvormid, jälle rohetehnoloogia, energialahendused, mis siis toovad sellist võib-olla strateegilist mõju ja on globaalselt ka nõutud. Nii et ikka sellised tuttavad asjad, aga neid tuleks kuidagi arendada edasi, ütleme siis niiviisi. Ja, väga palju saaks tegelikult ära teha. Aga ma arvan, et me oleme suures plaanis nagu ringi peale teinud, et jääb ainult üks küsimus mul veel küsida, et kuidas me iseenda elujärge parandada saaks ja mida me ise saame ära teha? Meie kui rahvana. Ollagi distsiplineeritud, aga mitte ennast salgav. Me peame õppima ütlema ei liigsetele kohustustele. Ma tean, et see on keeruline. Ja ma olen ka siit pärit. Võtta aega taastumiseks, õppida vaimselt puhkama, ehk siis loodus, lihtsus, kindel rutiin sobivad meile väga hästi. Muuseas, sellest rääkides, sellest kuumärgist, siis kes ei ole veel meie kuumärkide kokkuvõtteid kuulanud, mis on meil juba pikemat aega, seal vist juba 1-2 aastat üleval või? Eelmise aasta alguses said nad sinna üles pandud jah, et kodulehelt leiad kuumärkide alt või siis YouTube'i kanalist samuti otsige siis kuumärke. Et oma sünnikaardil, kui te teate oma kellaaega, siis saate vaadata kuumärki ja sealt võib kuulata tegelikult seda kaljukitse kuud. Meie kõik, kes me elame Eestis, me võiksime kuulata seda kaljukitse kuud, sest et tegelikult, kui me elame selles riigis, siis me muutume ikkagi selle riigi sarnaseks ja see riik ka räägib nagu sellest, mida me igapäevaselt vajame, sest et kuu on see, mida me igapäevaselt vajame. Et kuulake kõik seda kaljukitse kuu osa ja sealt saate ka palju sellist infot, mida me peaksime igapäevaselt tegema, selleks, et me tunneksime ennast paremini, oleksime tervemad. Ja kindlasti oleks vaja toetada üksteist niimoodi järjekindlalt, ehk siis selline kogukondlik tugi, see on kaljukitse üks tugevusi. Muutus tulebki siis, kui töö ei ole enam ellujäämine, vaid et meie teadlik valik, siis õppida väljendama oma vajadusi, oma emotsioone. Meil on vähi ascendent, meil on vähi esimene maja, mis on emotsioonid. Ehk siis me peame lõpetama ära selle vaikides kannatamise,
Me peame hakkama rääkima oma tunnetest, otsima tuge, ma ei tea, kujundama turvalist sellist sotsiaalset keskkonda, mingid sõpruskonnad, kogukonnad, perekonnad, kes jagaksid seda hoolimist, harjutama seda emotsionaalset intelligentsust, eriti laste kasvatamisel, õppida tundma, mitte lihtsalt tegema. Ehk siis, me oleme siis tugevad, kui me ei ole siis tugevad ainult oma töö kaudu, vaid ka läbi tunde ja läbi kuuluvuse. Ja me peame looma oma tee, mitte lootma ainult süsteemile tegelikult Päikelõuis 4. majas, eks. Et otsida ka seda eneseteostust läbi loovuse, isiklike algatuste ja oma kodu tugevdamise. Loomulikult meie jaoks ongi kodu väga oluline ja see kaardist ka paistab väga hästi välja. Meie jaoks on kodu väga oluline ja me tegeleme oma koduga ja meie kodud ongi ilusad võrreldes siin muude riikidega, eks. Et see ongi meil selline väga oluline koht. Ja rajada ka oma ettevõtmised, olgu need siis väiksed peretootmised, käsitöö, teenused, et see loovus, see toob väärtust. Ja loomulikult uhkus oma kultuuri ja kogukonna üle, see tugevdab sellist rahvuslikku eneseväärikust, siis õppidagi majandusest paindlikkust ja samas iseseisvust. Nii et töötada oma selle nii-öelda rahaga seotud uskumuse kallal, et me mitte ei vääri, vaid et meil on kogu aeg puudu. See on probleem. Jah, et võib-olla madal enesevärkus on ka probleemiks, jah. Et kui me sellest nagu üle saaksime, et me tõesti, me väärime seda. Just. Meil ei ole midagi puudu. Me saame hakkama. Ja ei ole tähtis see, mida teised arvavad. Ja see on hästi selline, et kogu aeg, et mida teised arvavad, ma olen sellest nii palju rääkinud, et kui me lõpetame ära selle, et mida teised arvavad, siis meie majandusolukord läheb ega kõvasti paremaks. Ja õppidagi rahaga siis targalt ümber käima, mis on viimastel aastatel muidugi ka Eestis väga popp on ju, see ongi väga hea, et kasvatada sellist majanduslikku iseseisvust, selline natukene investeerimist, säästmist, oskuste vahetamist, toetada üksteist teadmiste ja kogemustega, mitte ainult rahaga, eks. Et tegelikult selline eneseusk, majanduslik eneseusk, see ongi selline sisemise vabanemise võti. Luua tugevaid sidemeid, eks. Et see on see Põhjasõlm 7. majas, ehitada sellist nii-öelda usaldust naabritega, sõpradega, kogukondade vahel, jällegi vältige üksi jäämist, et sellised ühised algatused, koostööprojektid, partnerlus, õppida nii-öelda dialoogi pidama, sina, mina, meie, see on see karmaline ülesanne Kaljukitse puhul, ehk siis saame rahvana palju tugevamaks, kui me tegutseme nagu ühine süsteem, mitte selline, et kõik on omaette killustatud. Ja leevendada seda enesekriitikat, lubada endal ka puhata, jällegi kuu Kaljukitses, minge kuulake, tugevdada enesekindlust, loovust just ka koduses keskkonnas, meil on Päike 4. majas ikkagi, luua oma töö- ja teenimismustrid, mis on siis kooskõlas meie sisemise kutsumusega. Ja alustada väikestest sellistest iseseisvatest ettevõtmistest, otsige kogukonna tuge, ärge jääge nagu sõltuvaks ainult sellest süsteemist, arendage oma oskuseid, oma teadlikkuses, rahanduses, tervises, suhetes, ehk siis riik ei saagi pakkuda meile kõike, aga me saame oma elu muuta alates sellest, mida me usume ja mille poole me siis ka koos liigume. Ja, et me teame kõik väga hästi neid narratiive ja ma arvan, et siin oli päris palju äratundmist. Et tahame ikka olla naabrist paremad, aga tegelikult tuleks koostööd teha. Ja, et tegelikult me oleme ju palju liikunud selle poole viimastel aastatel, et on palju igasuguseid teeme äratalguid ja kogukonna aedasid ja see on kõik hästi positiivne. Jah, ei saa öelda, et me oleksime alati valel teel, aga on veel palju ära teha. Ja enne kõike on siin vaja riigijuhtide tarka sekkumist, sest et sealt
saavad väga paljud asjad alguse. Just, aga väga sisutihe oli jällegi, et siin siis ka meie vabariigi uus sünnikaart, mida meie kasutame ja kellel on huvi. Aga ma arvan, et järgmiseks korraks me jätame siis transiidid. Jah, et mis siis transiidid tähendavad? Transiidid tähendavad seda, et näitavad meie hetkeolukorda ja sündmuseid, mis hakkab toimuma. Mis olukorras me oleme? Jaa, et sealt paistab väga palju välja, mis olukorras riik on, rahvas on ja kas või seesama Eurovisioon, mis just alles siin meil nädalavahetusel toimus. Mida ma ka alati vaatan Eesti riigi kaarti, et kas sealt paistab võit välja või ei paista. Sellel korral ei paistnud, aga ma ei hakanud ka kellegi tuju rikkuma sellega. Aga tõepoolest, kuna võistlus toimus siin Kaljukitse kuu ajal üldises plaanis, siis võitiski selline lugu, mis oli vägagi kaljukitselik ja ka esineja oli mustas ja kõrged tornid ja kõik see on kaljukitselik, nii et tasub ka sellele võib-olla tähelepanu pöörata, millise looga millal minna, ehk siis õige ajastus on oluline. Iseenesest see loo sisu oli nagu õige, et kohvi on kaljukitse teema, ei ole päris vale, aga see show liiga palju vahtu oli seal kohvi peal. Oli see, mis ilmselt sai saatuslikuks. Ja tegelikult läks väga hästi, et väga tubli töö. Aga... Ja loomulikult, sest et kuu oligi kaljukitse märgis, mis on Eesti kaardis täpselt sama, eks, et selles mõttes jah, me ei saa öelda, et üldse jäi rahvale meeldis, ütleme siis niiviisi, kuu on ju rahvas, on ju. Ja. Et aga tegelikult jah, et kui seda show'd ei oleks nii suurt teinud ja oleks natukene astroloogiliselt jällegi nõu pidanud, siis oleks võib-olla tulemus olnud parem, ütleme siis nii. No, see on jälle mõttekoht, et järgmine kord me ju teame ette, millal finaal toimub, et siis tuleks valida ka vastava sisuline laul juba riiklikus voorus. Just. Aga ma arvan, et me kajastame seda veel, et sellel korral jah, tõepoolest Eesti kaart seda ei toetanud ja sellepärast ma seda ka ei soovinud kajastada, aga nii tõesti saab päris hästi ka ette prognoosida. Kõike saab ette prognoosida, ütleks nii. Just. Aga ma igal juhul tänan jällegi, et olete meid viitsinud kuulata ja meid jälgite. Kindlasti jagage ka, et jagage või riigijuhtidele on meil ainult rõõm, kui kuulevad. Äkki saavad ka mõne tarkuse terasid. No, vähemalt mõtteainet. Natukenegi. Aga jah, kohtume siis uutel kordadel ja kõike head teile. Katsume siin siis oma maa ja rahvaga hakkama saada. Just, ilusat kevade jätku. Kõike head. Kõike head.